Ilusat 1. aprilli õhtut või hilisõhtut. Olen siin Emajõe ääres Laterna posti all. Muidu oli pilkane pimedus teisel pingil. Ja mõtlesin, ma pole tükk aega mõtisklenud ja tahaks nagu natuke mõtiskleda. LaGuardia lennuväljal oli teatavasti üks väga kole õnnetus, kus maanduv lennuk sõitis vastu tuletõrjeautot. Mõned piloodid said surma, hea läks maha täiesti. Ja seal oli ka muid toredaid asju jutumärkides. Ja ma praegu aprilli nalja tegema ei hakka, ma tahan rääkida. Aga ma ei tahaks rääkida nii väga sellest lennuõnnetusest, kuigi on arusaamatu, miks see tuletõrjeauto seal üldse olla tohtis. Ma tahtsin rääkida mingitest muudest asjadest, mis on sellega nagu ühenduses väga tugevalt. Teatavasti tuli nüüd uudis, et Air Canada, siis president ja peadirektor, ehk number 1 seal, kes on seal 1000 aastat seda värki juhtinud, tema vallandatakse. Ametlikult läheb pensionile, aga kuna ennest õnnetust seda pensioniminekut ei olnud, siis ta selgelt vallandatakse. Ja vallandada mitte selle õnnetuse pärast, vaid keeleseaduse rikkumise pärast. Et seal on selline arusaam ikkagi riigis, et kuna seal on ametlikult 2 riigikeelt, inglise ja prantsuse keel, siis kõik, kes on sellised tähtsatel positsioonidel olevad isikud, peavad olema võimelised suhtlema mõlemas. Ja juba 5 aastat tagasi oli üks selline juhtum, kus see peadirektor, kelle perekonnanimi on kusjuures Rousseau, nagu prantsuse valgustaja filosoofil, aga ta on judala mingid prantslastest esivanemad, aga ta ei oska. Ja siis 5 aastat tagasi ta jäi vahele sellega, ta anti karm käsk prantsuse keele ära õppida, ta lubas seda teha, võttis ohtralt tunde, aga kui ta hakkas seda kaastunnet avaldama, see lennuki kapten oli Kanada prantslane, siis ta ei suutnud seda prantsuse keeles teha. Mis tähendab, ta tegelikult oleks võinud lugeda teleprompteri pealt 1 lause ette, aga ta ei olnud isegi võimeline seda 1 lauset ette lugema. Ja nüüd ta vallandatakse. Ta teenib eurodes kuskil 7,5 miljoni euro aastas, üle 12 miljoni Kanada dollari aastas. 5 aastaks raudselt veel on võib-olla ka 10, nii et ma ei tea, 40 miljonit eurot, 80 miljonit eurot, 1 lause mitte ütlemine. Läks seal maksma, nii et väga kuluka hinnasildiga lause. Aga mis näitas seda kanadalaste sellist printsipiaalsust, et ei ole niimoodi, et keeleseadust rikutakse, ei ole. Ja minu jaoks oli see õige samm, sellepärast, et iga tola suudab 1 lause prantsuse keeles ette lugeda, ma ei tea. Ta ei oleks isegi... Ja teine positiivne näide on tegelikult praegune Kanada peaminister, kes, kui ta võttis sai selle positsiooni, ma ei ole poliitiliselt teda ei poolda eriti, aga kui ta sai, siis ta oli madalam kesktase prantskeesega madalam, ta tegi isegi totakaid vigu. Aga nüüd räägib täiesti soravalt. Ja ta ütles, et ta võttis tunde ja ütles ta rõõmsa häälega ühes prantskees intervjuus, ma vaatasin, et ma olen ainult 61 aastane, ma olen noor ja saan küll, et ei ole midagi hullu. Ja hoopis teine suhtumine, et see on mingi ego värk tegelikult, et kui inimene ei saa võõrast keelt ära õpetada, on mingi ego. Ja kui ma hakkan sama asja siirdama Eesti ühiskonda, siis tuleb väga selline kurb meel peale. Sest Eestis on keeleseadusega asjad väga viltu. Ma olengi siin just Tartu Ülikooli Delta hoone on kohe siin edasi. Ja kui Keeleamet seda hoonet külastaks, siis hakkaks võtma kõiki välisriikide töötajaid, kes on vähemalt 5 aastat Eestis elanud. Siis need tulemused ei oleks väga kenad. Aga Keeleamet ei näe midagi. Selle õnnetusega kaasas ka see oli, kui ma Delta hoones rääkisin, oli üks koht, kus mul läks silm märjaks lausa, ma hakkasin peaaegu nutma, oli see, et kui see reisijatega juhtus, siis üks stjuardess lendas selle tooliga sealt välja, kes mõlemad piloodid said surma. Kui seal ma olen neid linte kuulanud, et umbes, kui need piloodid räägivad nende lennujuhtidega, et umbes minut nad räägivad, et sa räägid nagu sa ei tead, sa oled minuti pärast surnud. Et habras on inimelu, habras on inimelu. Ja üks reisijatest oli professor, tehisintellekti ja statistika professor, ma guugeldasin teda. Vägev arv teadustöid, vägev tegemine. Aga nägi väga selline tundlik või selline tundeline isik. Ja ta andis intervjuud seal ühele telejaamale ja
pool nägu oli sinine, ootas lennukit, ütles, et koju minna, siis ütles, et miks te lennukiga lähete, ütles, et ma ei saa teha midagi teisiti, kui ma õpetan. Et ma õpetan ju statistikat, eks ju, ja ma tean, et see on statistika kõige ohutum viis reisida ja ma ei saa käituda teisiti, kui ma ütlen oma üliõpilastele, eks ju. Aga see professor katkestas intervjuu ja ütles, et ta tahab öelda paar sõna prantsuse keeles, ta ei olnud isik, kelle emakeel oleks prantsuse keel, ei. Et ju ta siis, kui ta seal lennukis oli, ta kuulis, tavaliselt piloodid ütlevad ju paar sõna, eks ju, tervitavad ja nii edasi. Ja ta siis kuulis aktsendist ja minneski, et prantsuskeelsest tervitusest ka, et tegemist oli kapten Prantslane, eks ju, prantsuse, Kanada prantsuse. Ja kui ta ütles selle prantsuskeelse lause, et ta tahab väljendama oma sügavat kurbust pilootide surma pärast. No siis oli see koht, kus mul läksid silmad märjaks. Ja ma mõtlen, kurat, et see reisija ei teeni mingi circa 8 miljonit eurot aastas, eks ju. Eks see lennufirmade presidentile 8 miljonit eurot aastas mõtled. Mida nad seal nii väga teevad, jah. Aga nojah, et tema ei teeni kindlasti seda raha, aga ma ütlesin, et kurat, vähemalt ühe kuu see palgapette, Air Canada presidendi palgapette selle professori nüüd on selle lause. Et see oli tõesti väga kaunis oli. Eestis on jah, et ma alati räägin, kui ma Argentiinasse läksin, siis oli niimoodi, et ma pidin passi tegema, siis ma pole ikkagi passi olnud, kuna ma ei tahtnud punast passi, sinine pass kadus ära. Aga ilma passita riigist välja ei saa. Ma mõtlesin, ma söön selle alanduse ära ja kui ma passil järel käisin, siis oli, andis mulle meie inimene, kes kogu selle protseduuri vältel ütles mulle ühe sõna, mis sõna oli ümbrikus. Ta ütles, et mina ütlesin tere, ütlesin, ma tulin passi võtma ja siis ta tegeles sellega, ta väitsi vaikides. Ja kui ma küsin, kus vanad asjad on, mis ma siis ütlesin ühe sõna ümbrikus. Ei head aega, ei tere, mitte midagi. Hiljem ma googelsin teda ka, ma tore inimesi ka googeldada ja leidsin ka tal meie ülikooli lõputöö ja kui see oli eesti keeles, siis oli mina sinine dinosaurus. Sõnad olid eesti keeles taga laused. Ja kui ma lennujaama jõudsin Tallinna lennujaama, siis ma pidin minema, kuna ma läksin läbi Istanbulis, ma pidin minema sinna Schengeni zoonist välja ja seda salabistas mind inglise keeles Saksa piirivalvur, mis oli täiesti enne kuulmatu. Sest me ei ole vist Saksamaa poolt okupeeritud riik ja me ei ole ka Inglismaa poolt, ma ei tea, kelle poolt me peame okupeeritud olema ja see on võimatu, et Eesti Vabariigis piirivalvur ja suhtlema ka inglise keeles. Ja selle ma tegin Keeleametile, tegin avalduse ja siis on see politsei ise menetleb seda. Et ma tean, et kui ma kellegi ära tapan, siis ma võin ise oma mõrva juurdlust menetleda. Siin on lood eesti keele seadusega. Aga need on hullemaid asju. Eestis on madalal tasemel ja kõrgel tasemel ja igal pool. Mõtlesin, kuidas see keele õppimine muus ühiskonnas käib, et ega ta kerge ei ole. Ma mõtlesin, kui ma esimesi päevi olin Kataloonias. Ma käisin, seal on ka 2 keelne, katalaan hispaania keelne, kastiilia keelne, nagu sa räägid. Ja käisin raamatukogu kaarti kohe kohale ja pakkusid esimesel päeval, teisel päeval või 3. Midagi umbes kohe alguses käisin raamatukogu kaarti tegemas, lugeja nagu ma olen, eks. Ja mõtlesin, kui ma kaarti lähen ära tooma, siis ma tahaks katalani keeles tuua. Ja siis ma küsisin katalani keelest, et kuidas ma ütlen, mida ma pean ütlema. Ja siis ta ütles selle lause, vinc per reculli la meva tarjeta, et tulen oma kaarti ära tooma. Ja ma kordasin nagu papa, õppisin selle lause pähe. Ja kui ma läksin leti ette, siis ma ütlesin selle lause. Aga muid laused ei osanud, see oli mu esimene lause, mille ma katalani keeles ära õppisin. Ja ma sain oma kaarti. Ütlesin head aega ja kõik. Et niimoodi käib keeleõppe ja see üks lause ja ka minule selle ühe lausest keegi ei anna, ma ei tea, 40 miljonit või mis see. 500 lauset edasi jäänud presidendiks. Nii et see lause läks selle maksma vähemalt 40 miljonit eurot. Aga jah, inimese ego on nagu on. Jah. Ma ei usu, et see mees on nõdrameelne või idioot. Ta ei ole seda, aga ta on otsustanud käituda halvasti. Vaat. Ilus õhtu, täiskuu. Aga jah, see on huvitav Eestis see olukord. Ja huvitav, kas ma tegis tahtmine Kanadasse minna, sest ma pidin lapsena minema pisikese tüdrukuna. Et tolle Vene ajal ei lastud välja, aga isa oli palunud, et tema koos minuga, sest perekond kui lahku löödi, siis oli mõnikord võimalik saada. Ja KGB ei andnud luba, nii et väikse lapsena mind ei lastud Kanadasse, aga ma tahaks minna tegelikult sinna Kanada, sinna prantsuskeelsesse ossa. Ja vaadata, kuidas need keele, siis ma Hispaanias käin selle piiri ääres Kataloonias, siis ma suhtlen kogu aeg prantsuse keeles ka, siis ma käin üle piiri neid Prantsusmaalt ikka sarvesaiu ostmas, ma paremad seal. Ja prantsust ka ikka vähegin ja ma saan hakkama prantsuse keeles.
ja mõtlesin, et lähen vaatan, kuidas see keeleseadus ja asjad seal tegelikult on, et oleks huvitav, aga praegu mul ei ole võimalust. Et kui võimalus tekib, siis ma hea meelega tegelikult läheks, vaataks küll, jah. Ja tegelikult, kui mõelda, et jah, et Kanada lõi oma selle presidendi minema keeleseaduse rikkumise pärast, siis kas Eesti, Nordica, mis meil viimane Nordica just oli, kas selle number 1 oskas eesti keel? Jah. Vaat nii, aga olgu, rohkem ei virise ja halisem, aga jah, see Kanada, see käitumine, ma pean ütlema, mulle meeldib see. Muidugi nad halisevad seal ka, et seal olevat nüüd selline seadus seal, et kui inimene on üle 6 kuu elanud selles prantsuskeelses Kanadas, siis ta ei tohi enam, siis riigiametnikud ei tohi temaga enam inglise keeles rääkida. Ja siis nad halisevad, 6 kuud on ikka vähe, et keelt ära õppida. Ei ole, kui mina sain raamatukogus mingi teisele päeval ühe lause, ja kuidas, kui sa oled linnaametisse, sa ütled ju ka, et sa oled, mida sa saad tegema, sa oled oma aadressi registreerima, eks ju, sa oled oma dokumendid, need on mu dokumendid, tere, täidad mingit blanketti, eks ju, no ma arvan, et see ei ole nagu ületamatu pärast 6 kuud selline asi ületamatu olla tohiks. Aga põhimõtteliselt, kui see aeg oleks aasta, siis nad virisid, oi, see on ainult aasta. Kui see aeg oleks 2 aastat, need virisid, oi, see on ainult 2 aastat. Kui see aeg oleks 5 aastat, oi, see on ainult 5 aastat, veel ei saa meile see õppima, oi. Et põhimõtteliselt see küsimus ei ole ajas, küsimus on inimese tahtes ja inimese arusaamas, et kus ta elab. Ja kui seda arusaama ei ole, tahet ei ole ja on mingi ego ka, no siis on nagu Kanada president, kes oli nõus oma kangekaelsuse ülbusest maksma väga palju miljoneid eurosid. Aga olgu, ilusat õhtut kõigile.